Tere siis taaskord minu poolt, minu kuulajad ja vaatajad ja ka uued tulijad. Täna vaatame nädala energiaid, mis energiaid on õhus, millele tähelepanu pöörata, mis võib esile kerkida, mis on juba esile kerkinud. Et sa võid seda tunda juba, oled tundnud, võib-olla tunned juba, võib-olla tulemas seda energeetilist sagedust endas, et aga vaatame siis, mis on toimumas 6. kuni 12. juuli 2026 aasta. Tegemist on üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siis siin täpselt üks ühele resoneeruda, kuigi igas ladumises te võite saada mingisuguseid mõistmisi, taipamisi, mingisuguseid näpunäiteid, midagi enda jaoks, mida te saate enda elus ära kasutada ja mitte seda ainult mentaalselt omandada, vaid ka reaalselt hakata elama ehk integreerida enda kehas, hakata selle järgi elama ja läbi selle ka enda elu muutma. Et see, kui palju informatsiooni on tegelikult igal pool saadav ja kui palju inimesed ainult võtavad seda mentaalselt omaks, muidugi on ka väga palju informatsiooni, mis võib-olla ei olegi nii oluline, sest et variante on igasuguseid, see on praegu on infoküllus ja sa ei oskagi võib-olla arvata või teada, mis võiks olla see õige või mis on see sinu jaoks, aga soovituslik on, et miski pole vale, et liigu selles suunas, mis sind kõnetab, mis sind parasjagu tõmbab, et see on sinu teekond. Ja kui sind tõmbab üks või kui sind tõmbab teine, siis mine selle suunas, saa sealt midagi ja integreeri see enda elusse ja selle läbi sa saad järgmised sammud, järgmised tõmbed, järgmised teadmised. Et loomulikult me tegelikult, kui inimesed hästi paljud on juba enesearengu maailmas, kas nad on seal siis moe pärast või on nad siis tegelikult päriselt ka selle pärast, et nad tunnevad elus ennast raskes kohas ja nad ei taha sedasi enam edasi liikuda ja otsivad väljapääsu, otsivad lahendust. Siis me ei pea tegelikult mitte kuskile arenema, vaid meis on kõigis teadmised olemas, lihtsalt me peame sellele kohale jõudma, juurde pääsema, sellepärast et miks me neid teadmisi ei tea, mis meis on tegelikult kõigis olemas ja püüame kuskile areneda, siis tegelikkuses miks meil ei ole seda juurdepääsu nendele teadmistele, on see, et me oleme täis neid filtreid, oleme täis neid laenguid, emotsioone, uskumusi, programme ja nii edasi, mustreid, mille järgi me siis toimime. Ja need on vaja siis endalt nagu justkui maha koorida, nagu sibulakooret tõmbad maha või need kiht-kihilt hakkad ennast koorima sellest jamast, mida sa endaga kogu aeg kaasas kannad. Ja siis sa jõuad endale lähemale ja siis sa jõuad nende teadmisteni, mis on tegelikult sinus kogu aeg olemas. Ja sa ei peagi kuskile arenema, vaid need on sinus olemas. Lihtsalt sa pead nendeni jõudma, mida meid on eluaeg õpetatud tegema, on vaatama väljapoole, järgima autoriteete, järgima teiste õpetusi, järgima kõike seda, mis on väljapool. Mitte liikuma sissepoole. Mida rohkem sa liigud sissepoole, seda rohkem sa saad olla sina ise. Mida rohkem sa vaatad väljapoole ja sõltud välisest, seda vähem sa tead, kes sa oled. Ja nii on, et see on omamoodi teekond ja nii nagu ma ütlesin, ei ole õiget ega valet, kõik on parasjagu selle
ajal sinu jaoks õige, kui sa tunned sellele suunas tõmmet. Sest et see viib sind edasi mingisugusel teekonnal. See justkui on sinu jaoks teekond, aga ta viib sind edasi kuskile maale, kus sul tekivad mingisugused muud teadmised, taipamised, arusaamised. See viib sind jälle kuskile maale edasi, kus sul tekivad jälle mingisugused teadmised, taipamised ja arusaamised. Ehk su teadvus avardub kogu aeg. Kui sa oled varasemalt olnud mingisuguses väikeses boksis ja kastis elanud, ja siis ja sa ei liigu selle suunas, mis sind tõmbab, siis sul ei saagi toimuda mingisugust taipamist, mingisugust arusaamist, mingisugust maandumist sulle. Aga kui sa teed need sammud samm-sammult järjest, siis su teadvus avardub ja läbi selle avardumise liigud sa sissepoole ja jõuad endale lähemale. Läbi selle avardumise ja sissepoole liikumise koorid sa maha kõik oma kihid. Ja siis hakkad sa järk-järgult tunnetama enda keha rohkem ja rohkem ja rohkem ja minema rohkem selle suunas, mis sind tõmbab ja tõmbab ja tõmbab. Võib-olla hetkel ei tõmba mitte midagi, siis ei lähegi kuskile suunas, vaid vaatad ainult iseenda sisse, mõtled, oled, tunnetad. Ja siis tuleb jälle mingisugune laine peale, kus nüüd ma tunnen, et ma tahan hoopis sinna suunda minna, et seal võib toimuda mingisugune avardumine, sealt võid saada mingisuguse pusletükikese, mis avardab sinu teadvust, avardab sinu silmaringi vaadet. Aga teadvusta seda, et kui sa ei ela seda läbi kõike, ei ela seda, vaid võtad seda informatsiooni kõik mõistusesse, mõistuse tasandil, mentaalselt, siis ei toimu su elus mingisugust muutuseid. Läbi õppimise, mis jääb ainult mentaalsuse tasandile, teadmiste tasandile, info tasandile, ei toimu sinu elus muutust. Kõik peab läbima sinu keha ja sealt toimuvad muutused. Et igast minu videost üldiselt saab mingisuguseid nüansse, mingisuguseid koode, mingisuguseid vihjeid, mingisugust midagigi, mille järgi sa saaksid elus elada seda kas või näiteks, ma ei tea, nädal aega ja vaadata, mis see sinuga teeb. Et sa saaksid seda nagu kogemuslikult enda kehas läbi töödelda, seedida, elada selle järgi, seepärast et väga paljud inimesed ju ikka siiski vaatavad neid videosid selliselt, et nad lasevad seda infot oma meeletasandit läbi ja võib-olla mõne asja justkui võib-olla teevad ära või mõtlevad, jah, see on õige, aga nad lähevad tagasi oma rütmi, oma tavapärasesse rütmi, mis on mugavustsoon, mis on samad mustrid, samad programmid, samad uskumused, sama mõtteviis, teguviis, käik, reaktsioon. Et nii kui sa hakkad midagi muutma enda sageduses, enda elus, enda füüsilises elus, enda energeetilises väljas, siis hakkab muutuma sinu füüsiline maailm ka tegelikkuses, et kõik algab tegelikult algselt energiast, energia muutumisest ja nii edasi. Aga liigume siis edasi selle kohaga, et tegemist on ikkagist üldise kaardi ladumisega, kuigi siit saab igasuguseid nõuandeid, näpunäiteid ja kõike muud, siis on võimalus sul tellida minult ka personaalne kaardi ladumine, mis on siis täielikult personaalne, isiklik sulle. On võimalus sul tellida minu poolt siis emotsioonide vabastamisvideo, mille näol
mille kaudu hakkad sa siis ka reaalselt oma emotsioone vabastama, et enda elu lihtsustada, et endasse jõuda lähemale iseendale ja hakata päris autentset mina elama. Sellepärast, et nii palju kui mõistuse tasandilt inimesed arvavad, et nad on autentsed ja teevad seda, mida nad arvavad, siis tegelikult väga palju on sellesse ikkagist segatud egolugusid, emotsioone ja nii edasi. Ehk siis, kui inimene arvab, et ta elab autentselt, ta on siiras, ta on avatud, ta ütleb seda, mida ta mõtleb, ta on selline, nagu ta on ja nii edasi, siis see võibki jääda ainult arvamuseks, sellepärast et jällegi seal taga on egolood, meelelood, seal taga on emotsioonid ja läbi nende emotsioonide siis sa arvad väljendavad ennast autentselt, tegelikult sa väljendad oma emotsioone, tegelikult sa väljendad oma uskumusi, tegelikult sa väljendad oma mustreid, et seal peab olema see äratundmine, seal peab olema see arusaamine, kus sa projatseerid endast välja oma laenguid, oma puuduseid, oma uskumusi ja nii edasi, või sa oled siis tõesti see autentne sina. Ja see autentne sina tuleb välja ainult läbi selle, et sa vabastad endast need emotsioonid, need uskumused, programmid ja nii edasi. Ainult läbi selle, mitte mingil muul moel. Või siis tõesti, kui sa ärkad ühel hommikul üles, sa oled puhta teadvuse kogemise seisundis, kus sa ei kuule enda lugusid, kus sa ei kuule oma emotsioone, kus sa täielikult ei samastu nendega, vaid oled autopiloodil, kus autopiloot ei ole mitte ellujäämisprogrammist, vaid autopiloot on teadvuse seisundist. Siis sa oled puhas autentne sina ja seda sa tunned kehaliselt, mitte ei mõtle välja, et ma olen nüüd see, ma olen nüüd teine, ma olen kolmas. Et seal on need vahed sees ja seda sa saad järk-järgult hakata tundma alles siis, kui sa päriselt hakkad ennast puhastama sellest rämpsust ja pasast, mida sa kannad iseendas, arvates, et see oledki sina, arvates, et sa oled autentne, arvates, et ma olen see ja teine, kolmas. Tegelikult sa ei tea pooltki, milleks sa oled võimeline, mida sa oled võimeline kogema, tundma ja kes sa tegelikkuses oled. Et see aitab siis sinu endale lähemale jõuda ja läbi endale lähemale jõudmise kogema ja elama kerguses ja rõõmus ja puhtuses. Järk-järgult, samm-sammult, kiht-kihilt, vabastades ennast igasugusest jamast, mida sa oled eluaeg endale nagu justkui kogunud, korjanud igalt poolt külge. Nii. Ja kolmandaks siis lõin ma ka teile tasulise kanali, YouTube'i kanali, Elu ilma filtriteta, mis on siis 4,99, ei ole eriti palju, eks ju, kus ma räägin siis seal läbi kaartide ja räägin ka läbi iseenda, mitte siis läbi kaartide. Ja nii oma näoga kui ka läbi kaartide siis igal võimalikul moel, mis mulle pähe aga tuleb või mis tahab teieni tulla. Ja seal ma räägingi siis ka absoluutselt sellest teemast kõigest, mida ma siin teile avalikult ka räägin, aga vähe sügavamalt annan võimalusi küsimusi esitada mulle, kas vaadata siis need läbi kaartide või läbi minu tunnetuse, minu sageduse. Ja need võimalused on kõik teile olemas, aga lihtsalt kui sa tahad mulle esitada see küsimuse, oled nii julge, esitad mulle küsimuse ja tahad sellele justkui minu
läbi minu saada vastust või läbi kaartide ja läbi minu saada vastust, sest vastus tuleb ikka ju läbi minu, olgu seal kaardid abiks või mitte. Siis need videod ma panen üles ka sinna tasulisele kanalile kõigile nähtavaks, kes on selle kanaliga liitunud, et ka nemad saaksid mingisuguseid taipamisi, teadmisi ja avardumisi. Sest läbi sinu küsimuse tuleb minust see informatsioon teieni, mis võib avardada ka teist inimest, sest kogemused või siis sellised olukorrad, inimeste olukorrad on üsna sarnased, inimeste tundemaailm on üsna sarnane. Küll need kogemused või need füüsilises maailmas kogetu võib olla natuke teine, aga ka seal võib olla väga palju sarnasusi. Siis need on tegelikult justkui need juurpõhjused on väga sarnased inimestel. Lihtsalt erinevates nüanssides, erinevates kogemustes, erinevates väljendustes on nad ikkagi individuaalsed, aga sealt tekivad need taipamised, mõistmised, arusaamised. Tulevad meelde mingisugused lood võib-olla sinu lapsepõlvest, mis toob esile sinu alateadvusest selle mingisuguse hirmu, mingisuguse valu, mingisuguse süütunde, häbitunde. Ja nüüd sa saad seda järsku tunda jälle, mis oli võib-olla aastakümneid alla surutud ja see tuli nüüd pinnale läbi selle olukorra, mida sa võib-olla kuulsid, tuli meelde, meel hakkas mingit infot sulle ette söötma, tekkis mingisugune tunne ja nüüd see tuli siis alateadvuselt pinnale, et sa saaksid seda kogeda, läbi tunda. Sest et sa koged seda niikuinii praegusel hetkel, kui see uuesti pinnale tõuseb. Ja nii on. Et siis sellised võimalused ma olen teile loonud ja see on ikkagist mingil määral, ta on ikkagi privaatne, igaüks sinna ei tule, ei käi seda 4,99 isegi mitte välja. Ja kindlasti ma vaatan ja hoian silma peal, et seal oleks seda heatahtlikkust ja toetust ja sellist nagu heasoovlikkust, et ei oleks seda kriitikat, teiste halvustamist ega midagi sellist, seepärast et see on nagu toetav keskkond, aitamaks edasi liikuda sinu teekonnal, meie teekonnal, kus me oleme kõik siis kokku tulnud sarnaste vaadetega, sarnaste uskumustega, sarnaste tundmustega ja tegelikult liigume siis ikkagi selle puhta teadvuse suunas, puhta õpetuse suunas, universaalse tõe suunas. Sest kui öeldakse tavaliselt tihtipeale, et ühte tõde pole olemas, et kõigil on oma tõde, siis tegelikult see üks ja ainus tõde ongi universaalne tõde, aga sinnani peab jõudma. Ja seda on tegelikult igal pool, raamatutes, filmides, keegi kuskil ütleb mingisugune lause, milles võib olla tema tõde, aga seal võib olla ka näiteks pool päris tõde, kas edasi võib näha neid asju. Ja kõik, nii ta on. Et see võimalus on ka siis teil olemas. Samuti on siis minu Facebooki grupp olemas Elu ilma filtriteta, kus sa saad liituda. Selline pikk ja sisukas sissejuhatus ja alustame nädala energiate vaatamisega. Nii, ja vaatame, mis on need nädala energiat, millele tähelepanu pöörata, mis on tulemas, mis on juba õhus, mis on soovitused, nõuannud, millele tähelepanu pöörata. Et mis sellel nädalal siis justkui ees ootab kollektiivselt või siis isiklikult. Mis on need teemad,
mis sellel nädalal kerkivad, õhus on, millele tähelepanu pöörata. No siin on kergit segadust ikkagi natukene näha, aga üldiselt nädala energia tundub, et toimib sellisel viisil, kui sa annad endale võimaluse avarduda, kasvada, pigem avarduda, mitte kasvada, ja teed teistega koostööd. Sellel nädalal võib märksõnaks olla see, et sinu viljakus, sinu loomisjõud, sinu küllus, sinu jõukus avaldub läbi koostöö. Ja läbi selle, et sa oled valmis puhastuma, vabastama võib-olla need illusioonid, mis sinuga on kaasas käinud, need valikud, millest sa oled segaduses olnud selle karikate 7-ga, et läbi selle teistega inimeste koostöö, nagu ma juba siin rääkisin, et ka sellest, et mis eesmärgil ma selle nagu siis selle tasulise kanali lõin, et oleks see kokku tulemine või üksteise toetamine, et sellel teekonnal oleks seda toetust, et kui sa vajud unne, et siis on keegi jälle kuskil, midagi, kes sind äratab või ütleb mingisuguse kas või ühe pisikese lause, mis sind nagu justkui tekitab selle taipamise arusaamise, mis toob sind endasse tagasi. Et kui sa kuskil oled hajevel ja kuskil illusioonides ulgud, et see koostöö on oluline sel nädalal, et märgata, et olla koostöö valmiduses, et kuulata teisi võib-olla, kes on võib-olla teises kohas ja kes avab sinu silmi, et see küllus ja loomingulisus ja see viljakus saab nagu kasvada läbi teistega suhtluse võib-olla sellel nädalal kõige enam. Või see tuleb sulle nagu justkui kasuks, on toeks ja sinust saab toimuda see vabanemine, puhastumine sellest, nendest illusioonidest, mida sa oled iseenda inimesena loonud, arvates, et sa oled ainult inimene. Küll aga olla hooliv kõigepealt iseenda suhtes, armastada iseennast ja see armastus iseenda vastu tuleb ka läbi selle puhastuse, läbi selle vabastuse, mis toimub. Et siin päikese käes ka kõikvõimalikult palju seda päikest vastu võtta. See soojendab, see avardab, see puhastab, see päikesekiir, see, mis sealt tuleb. Et soovituslik selle päikese soojuse käes olla, seda nautida ja seda tunnetada, istuda kas või hetkeks maha ja kui see päikesekiir sinule langeb, tunnetada seda oma kehal, seda päikesekiirguse puudutust, tunneta seda kõike, seepärast et inimene on kaotanud oma tunnetuse, oma tunnetuse oma kehaga. Tal on kogu aeg fookus ja pilk väljapool, otsib sealt midagi, tema meel on kuskil minevikus, tulevikus ja ta ei ole oma kehas kohal, aga see päikese puudutus sinu keha, sinu nahal ja sa tunned seda, tunned, kui soe su kehal on, tunned, kui mõnus sul on. Ja tood oma tähelepanu fookuse oma kehale, oma nahale, oma tunnetusele, see toob sind iseendale lähemale taaskord. Ühendab sind iseendaga, sest et muidu su fookus on kuskil, jumal teab kus laiali. Et seda,
et seda küllust ja harmooniat ja loomingulisust ja viljakust ennast ka kasvatada, on sul vaja tähelepanu pöörata iseendale. Ja see armastus kasvabki läbi selle, et sa hoolitsed iseenda eest, sa võtad vastu, aktsepteerid iseennast sellisena, nagu sa oled, kõikide oma kehakumerustega, kõikide oma vigade, haiguste äh,, asjade, millega sulle ei meeldi enda puhul. Ja tähelepanu ka pöörata sellele ja sa võtad selle ennast sellisena vastu. Ja kui sa tunned või arvad, et no kuidas ma võtan või kuidas ma siis teen sellega rahu, siis tunnedki selle kõige läbi. See kõik tunnetad enda kehas läbi, tunned ja lased vabaks. See tunne, mis sinust tekib enda koha pealt, näiteks ma ei tea, sulle ei meeldi see, teine, kolmas, neljas asi enda puhul, enda füüsilise keha puhul näiteks juba, siis tunned selle ka läbi ja vabastad selle tunde. Ja läbi selle sa avardud kogu aeg suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, sa avardad oma kasti. Kõik see negatiivne, kõik see kaos, ei tasu seda üldse negatiivselt võtta. Täpselt samamoodi see segadus, mis sinu peas tekib vahepeal siin, erinevad valikud, millist võtta, millist jätta. Need illusioonid toovad nähtavale sinu enda need varjatud kohad, millele siis saad sa nagu päriselt otsa vaadata. Ja need varjatud kohad tulevad ka läbi nähtavale läbi teistegi inimestega suheldes. Täpselt samamoodi see koostöö, saate inimestega kokku, suhtled, nii tunnetad sealt, ahah, siin miski mind häirib, okei, ma pean pilgu endasse suunama, mis minul viga on, miks ma seda tunnen, miks ta minust seda esile kergitab. Või noh, et tema nagu justkui toob sinus esile selle tunde, mis on juba ammu mingi kuskil peidus ja sa pole nagu aru saanud või teadvustanud seda. Sest tegelikult igapäevaselt, kui me inimestega suhtleme, koostööd teeme, läbi käime, vahetame informatsiooni, oleme üksteise energia väljas, siis nad kogu aeg tekitavad sinus mingisuguseid tundeid. Aga need tunded ei ole tema tekitatud sellisel määral, et tema looks need tunded sinus, vaid ta toob sinus mingisugused tunded esile, mingisugused mõtted esile. Ja need on tegelikult sinu enda sees juba olemas. Aga me ei märka, me oleme automaatpiloodil, kogu aeg toimetame, automaatselt reageerime, ütleme, tegutseme. Me isegi ei märka, mida me tunneme selle inimese kõrval olles, miks me seda tunneme. Kui tema ütleb seda, siis minus tekib mingisugune asi, mingi pinge, mingi rõõm, mingi vastupanu, klammerdumine, vastuväide, tõestamisvajadus, mida iganes. Kõik neid asju me tegelikult ei tunneta, meil toimub kõik automaatselt, me oleme sellega harjunud ja me surume seda alla, me ei pane seda tähele. Aga neid just tuleb tähele panna, seepärast need toovadki esile sinus igasugused sellised tunded, millele tuleks tähelepanu pöörata. Ja kui need tekitavad sinus ebamugavust, halba enesetunnet, kurbust, viha, raevu, trotsi, vastupanu, kõike seda, siis tuleb endale võtta aeg ja see endas vabastada. Ja see on ka imeline võimalus jällegi kasutada teisi inimesi enda hüvanguks ära, ehk läbi koostöö, läbi suhtluse, läbi kommunikatsiooni, kõik selle tulevad nähtavale sinu ka varjuküljed, tulevad nähtavale ka sinu positiivsed küljed, tulevad või siis ja läbi teiste inimeste saad sa meelde tuletada, kes sa oled, saad sa luua koos midagi suuremat võib-olla, mida sa ise ei oleks arvanud, et sa oled võimeline looma, mida iganes, et see koostöö või see suhtlus on võib-olla siin oluline, hästi oluline täna siin sel nädalal. Ja pöörata tähelepanu võib-olla ka sellisele naiselikkusele, pöörata tähelepanu heaolule, kui hästi sa endasse suhtud, kui hästi sa teistesse suhtud. Et see küllus ja see kõik kasvab sellest. Küllus, loovus, viljakus,
kõik tahab kasvada, aga sa nagu paned kinni ennast kohati. Jääd vaatama justkui neid illusioone või neid usud, et sa pead midagi valima või sul on mingisugune segadus, et ühest küljest on, kui seda Karikate seitset vaadata selliselt, siis pane oma loovus tööle, jah, pane oma kujutlusvõime tööle, vaata seda pilti, mida sa soovid. Ja nii on, sest et seda, mida sa soovid, seda sa peaksidki enda reaalsuses siis kogema ja vaatama, aga seda siis esmalt läbi kujutlusvõime. Soovi vaatamine, mingisugused visioonid, mida sa tahad kogeda, kuhu sa tahad jõuda või mida sa kogeda tahad. Mitte kuhu sa tahad jõuda, vaid mida sa kogeda tahad. Et sa saad seda kohe kogeda. Istud maha, vaatad ühte suunda. Nii, ma kogen praegu seda. Nii, kogen selle ära, tunnetan selle ära, visualiseerin või siis fantaseerid või aga ära tee seda sellisel kujul, et see ongi see visualiseerimine ja fantaseerimine on justkui see, et ma vaatan seda pilti, aga ma ei usu, et see saab minu reaalsuseks või et see ongi minu reaalsus. Aga kui sa kasutad oma kujutlusvõimet sellisel määral, et sa lihtsalt istud maha, vaatad seda pilti, mida sa soovid enda elus kogeda ja sa koged seda, paned kas või esimalt silmad kinni ja koged seda ja tunned, mis tunne sul on. Kas sul lähevad suunurgad ülesse? Kas sa tunned sellest rõõmu? Ja kui sa tunned sellest rõõmu, su suunurgad lähevad ülesse ja sa juba koged seda praegusel hetkel, siis see ongi sinu reaalsus praegusel hetkel. Ja vaata seda tunnet, mitte vaata seda tunnet, vaid vaata seda pilti, vaata seda, koge seda senikaua, kuni see saab sinu mälestuseks, senikaua, kuni see saab sinu mälestuseks, senikaua, kuni sellest on küllalt. Ja siis võta järgmine pilt ja siis võta järgmine pilt ja järgmine pilt. Mitte, et sa pead kuskile tormama ja iga minut mingisugust uut pilti vaatama, vaid anna endale see tunne või anna see endale see kogemus. Mine kas või istu rannaliivale, sulge oma silmad, lõõgastu ja kujutle ette, kuidas sa oled rannaliival, paned oma varbad sooja rannaliiva sisse, kuulad seda mere laksumist, lainete laksumist. Tuul õrnalt puudutab su keha, päikesekiir langeb su nahale ja sa tunned seda. Mis tunne sul on? Ja teadvusta, et sa juba koged seda. See ongi juba sinu reaalsus. Ja mingi hetk sa võib-olla märkad, et see reaalsus on füüsilises vormis ka kuju võtnud. Aga sellele ei tasu tähelepanu pöörata sellisel määral, seepärast et siis sa jääd ootama. Ja niimoodi sa loodki kõike endale. Niimoodi sa paned oma fantaasia tööle. Pane oma fantaasia tööle, loo, kasuta oma kujutlusvõimet. Miks ta muidu on sinu kujutlusvõime? See ongi sinu võime kujutleda endale sinu enda füüsiline reaalsus. Visualiseerida. Aga tihtipeale siis ta on kuidagi niimoodi, need visualiseerimised ja fantaseerimised ja need on nagu kuidagi loodud või toodud meieni sellisel kujul, et kui sa nüüd paned selle, kui sa nüüd tunnetad seda energiat seal all, et okei, visualiseerin, fantaseerin, siis ta ei tundu kuidagi tõene, siis ta tundub kuidagi selline, et ma unistan siin.
ma unistan mingitest asjadest, mis ei pruugigi kunagi minuni jõudma. Et seal on see energia all, aga tegelikkuses kõik see, mida sa kasutad oma kujutluspildis, kasutad oma kujutlusvõimet, see ongi sinu loomisaparaat, ütleme niimoodi siis. Aga sa pead olema teadlik, kuidas sa siis lood. Kas sa lood koos selle puudusega, mida sa siis endas kannad oma keha tasandil, hoiad seda sagedust, seda närvisüsteem nagu hoiab seda kinni või sinu keha hoiab sinu emotsioone ja laenguid kinni, või siis sa vabastad ennast sellest ja hakkad looma endale uut reaalsust läbi oma kujutlusvõime. Et siin on oluline siis vabaneda selleks oma illusioonidest, luua selgus. Selgus tekib siis, kui sa vabastad oma illusioonid, oma emotsioonid, oma lood, oma programmid, oma uskumused, et sa astud sellest välja, et sa astud sellest kõrvale. Ja keskendud oma uue reaalsuse loomisele. Et paned oma prioriteedid paika, mis on sinu jaoks tähtis, kas selles vanas minevikus sobrada või omale uus reaalne tulevik luua, aga me ei vaata seda kui tulevikku, seepärast et kui tulevik jõuab kätte, siis see on ju oleviku hetk. Ehk kõik, mida sa lood, on loomine praegusel hetkel. Kui sina praegu siin mõtled oma minevikust, siis sa lood enda minevikku, võib-olla natuke teises vormis, aga põhimõte on seal sama. Emotsioonid, tunded on seal samad, lood on seal samad, mustrid on seal samad, programmid on seal samad. Nii kui sa tahad midagi uut luua enda reaalsusesse, siis pead fookuse ära võtma sealt minevikust, ehk siis vabastama oma fookuse selle mineviku valu, programmi, uskumuste, mustrite ja emotsioonide käest ja siis looma midagi uut. Ja seda sa saad teha ainult praegusel hetkel, siin ja praegu, oleviku hetkes, ehk siis ei ole minevikku ega tulevikku, kõik sa lood praegusel hetkel. Et ja inimtasandil on meil hästi palju ahvatlusi, hästi palju neid punaseid tulukesi, mis justkui vilguvad meile ja kutsuvad meid kaasa mängima nende mänge. Aga kui sa oled enda jaoks selgeks mõelnud, mida sa tegelikult oma elus lood, mida sa tahad luua, mida sa tahad kogeda, mis reaalsust sa tahad elada, kus sa tahad elada, kellena sa tahad elada, siis sa ei lähe iga vilkuva tulukesega kaasa. Ja sa ei lähe iga ahvatlusega kaasa, vaid sa oled teadlik, mis need sinu jaoks tähendavad või kuhu need sind viia võivad. Mis ei tähenda seda, et me peaksime lõpetama unistamise, sest unistamine või siis sellise fantaseerimine, unistamine, need tuleks natukene teistmoodi tõlgendada. Mitte selliselt, et need jäävadki minu fantaasiateks või unistusteks, vaid läbi selle ma loon endale uut reaalsust. Sest et kõik oma reaalsuses oledki loonud läbi selle, läbi nende unistuste, läbi nende fantaasiate, läbi nende kujutlusvõime piltide. Läbi selle. Ja kui seal on palju segadust, siis sa lood ka oma reaalsusesse palju segadust. Kui sa ei oska valida, siis sa ei oska ka reaalsuses enda elus midagi valida. Kui sa keskendud oma negatiivsetele külgedele, siis sa lood neid negatiivseid külgi juurde. Kui sa vaatad ainult
segadust, siis sa lood seda segadust juurde. kui sa aga muudad seda ja vabastad oma teadvust sellest pahnast, mida sa oled senini kaasas kandnud, siis hakkad looma ka uut reaalsust. Ja selleks tulebki appi võib-olla see müntide kolm, kes aitab siis algul justkui läbi koostöö, läbi meeskonnatöö, läbi toetuse, läbi avardumise, läbi info omandamise, sinu endale nagu justkui meeldetuletusena, et õppida võib-olla, kuidas taaskord õppida mäletama enda tõelist olemust. õppima mäletama enda tõelist olemust. Et see käib nagu teiste kaudu justkui, võtad nagu justkui selle teekonna ette, endaga sarnased inimesed, kes otsivad nagu justkui seda õiget ja valet ei ole, aga justkui seda, et sa jõuaksid iseendani, et sa jõuaksid selle kerguseni, et sa jõuaksid selle kõigeni. Ja selleks on vaja õppida sul maha justkui see või tuletada meelde läbi teiste, kuidas seda teha. Sest praegusel hetkel, kes rohkem, kel vähemal määral on unes inimesed, isiklikus teadvuses, eraldatuse illusioonis. Ja nüüd on aeg siis maha koorida need kihid, mis ei ole sinu. Ja need sa õpidki võib-olla läbi siis teiste kogemuste, nägema neid, õpid energiat lugema, õpid ennast puhastama, õpid ennast maandama, õpid seda kõike koos teistega. Et sul on teistega koos natuke lihtsam algselt, hiljem võib-olla tuleb teadmine, et nüüd ma tahaksin võib-olla hetkel üksinda edasi liikuda, aga et koos teistega sul on seda lihtsam teha, seepärast et algselt inimene vajub väga palju unne taaskord ja taaskord ja taaskord, et siis et sealt unest jälle ärgata või teadvälja tulla, siis on hea, kui sul on kõrval need inimesed, kes on sellel samal teekonnal justkui. Kuigi teekonda pole olemas, kõik on siin ja praegu kohe nüüd, kui sa seda soovid, aga me inimestena ikkagist nimetame seda teekonda, et teekonnaks, sest et see on nagu justkui meile nähtav praegusel hetkel nagu teekond. Et me oleme siin ja me oleme siin ja me oleme siin ja me oleme siin, järjest läheme edasi ja järjest puhastame oma kihte ja järjest avardume ja järjest puhastume ja järjest liigume iseendale lähemale. Et selleks on võib-olla mõistlik esmalt siis tõesti see võib-olla mentor võtta, võib-olla tuletada meelde siis, kuidas õppida uuesti oma emotsioone vabastama, luua endale selline keskkond, kus ümberringi ongi inimesed, kes nagu tuletavad sulle kogu aeg meelde, kes sa tegelikult oled. Et ja pühenduda sellele, et müntide kolm räägib ka pühendumisest, pühenduda. Liikuda meisterlikkusesse enda võib-olla selle elu loomisel, enda puhastamisel, enda teekonnal. Et see pühendumine on ka oluline. Ja siis sa saavutad need eesmärgid, saavutad selle tulemuse. Saavutad selle heaolu ja stabiilsuse iseenda sees. Nii, võtan siia veel ühe kaardi. Ja tuleb ka see kinnitus siis, oled
oled eesmärgi saavutamisel väga lähedal, et see teekond, mida sa oled ette võtnud ja võib-olla vahepeal kahtled, ei tea kuidas, mismoodi, mida valida, siis tunne seda kahtlust ja lase sellel minna. Tekib selgus, tühi ruum juurde, puhas ruum, puhas teadmine. Sest et sa ei saa valida, kui sa oled segaduses. Kui sa oled sellisesse kohta jõudnud, siis kuula, vaata, ma ei tea, pühendu sellele, et oma puhastamisele, sest et kui sa vabastad endast selle segaduse, ehk sa tunned segadust, ma ei tea, mida valida, ma ei tea, mida valida, ma ei tea, mida valida, kuhu ma pean nüüd, mida ma nüüd pean tegema, siis hetkeks lõdvestu ja vabasta seda endast. Ja kui sa vabastad selle segaduse endast, sa ei tea isegi nimetada seda kuidagimoodi, siis tekib selline tühi ruum. Ja siis sealt mingi hetk võivad tekkida taipamised. Või siis sa isegi ei tea, mida sa järgmiseks tegema pead, kuid järsku tunned, et sa oled nagu ühe jalaga kuskile juba edasi astunud. Enesele nagu justkui teadvustamatult. Aga need taipamised ja teadmised tulevad. Nüüd ma astun sinnapoole, nüüd mul tuleb see, nüüd ma teen selle sammu, nüüd ma ütlen seda. Aga see polegi üldse nii oluline, et sellele tähelepanu pöörata. Ja niimoodi sa astud järk-järgult edasi, aga pühendad kogu aeg oma puhastumisele. Ja siis sa kasvatad endale seda küllust. Toimub enese väärtustamine samm-sammult, mitte kuidagi seda väliselt tõestades või iseendale tõestades või tähelepanu sellele pöörates, seepärast nii kaua, kui sa pöörad tähelepanu sellele, et ma väärtustan, ma armastan ennast, siis tegelikult sa ikka veel ei väärtusta ega armasta ennast, seepärast et sul tähelepanu on pööratud sellele, et sa väärtustad ja armastad ja otsid ikka veel, kas ma ikka armastan ennast, kas ma ikka väärtustan ennast, kus ma ikka veel neid komistusi näen endas või kus ma ikka neid vigu teen endas. Et see on oluline, sellele mitte just tähelepanu pöörata. Ja sa lood endale selle tee või endale selle tunde, sa lood endale selle visiooni võib-olla, kuhu sa tahad välja jõuda. Kui sa lood endale selle visiooni ja hoiad seda silme ees, hoiad seda lõpptulemust silme ees, mitte seda teekonda. Kui sul on mingisugune teatud prioriteet või visioon või soov, kuhu sa välja tahad jõuda või mis on sinu eesmärk siin elus saavutada või oma elus kogeda. Ma tahan vot seda kogeda, ma tahan vot sinna jõuda, ma tahan seda tunda. Siis sa pead ka selleks saama. See visioon, mis sul on, kuhu sa tahad jõuda, mida sa tahad kogeda, siis sa pead ka selleks saama. Mitte sinna kuidagi jõudma või seda kuidagi suruma või kuidagi sealt läbi suruma, siis sa pead ise olema see visioon. See, kes on juba see. Kui sa tahad midagi oma elus kogeda, näiteks imelist suhet, partnerit, ma ei tea, kaatrisõitu, ma ei tea, lihtsalt vedelemist rannas, lihtsalt mitte midagi kuskile kiirustamata looduses puhata, rahus ja rõõmus, helguses, kerguses, ma ei tea, mida veel, kellel iganes mingisugused ettekujutused, mingisugune visioon, mingisugune soov, siis sa pead juba olema see visioon, ettekujutus, soov. See, kellel on juba see olemas. Ja see on sinu jaoks vankumatu tõde, sõltumata sellest, mida sa soovid, kas see on sul kohal, kas teised inimesed seda kuidagi toetavad,
kas see on päriselt füüsilises reaalsuses nähtav. Aga see sinus on see olemas juba, see visioon, see ettekujutus, see kogemus, see soov. Sina oled juba see. Ja see on juba sinust tõene, see on juba sõltumatult tõene sellest, mida teised arvavad, kas see füüsilises reaalsuses on, kas see on mul käega katsutav. Sa juba oled selles, sina oled juba see visioon ise, see, kellel see on. Sest tegelikult reaalselt, kui nii võtta, kui sina oma kujutlusvõimes, oma teadvuses, puhtas teadvuses koged seda visiooni, seda tunnet, seda kogemust, seda inimest, seda töökohta, seda raha, seda küllust, seda rahu, seda randa, siis ta ju tegelikkuses on juba siin reaalsuses olemas. Ta on sama reaalne, kui et see oleks su füüsilises reaalsuses. Lihtsalt su meel tahab seda näha siin füüsilises reaalsuses, sest sa tunned sellest eraldiseisvana ennast. Tegelikkuses, kui sa nagu päris kohal oled, siis on võimalik seda reaalselt kogeda ja tunda, nagu see oleks siin ja praegu ja kohe. Ja nii on. Sest kui me võtame jälle näiteks siia selle, et kui sa vaatad tagasi mineviku sündmustele, vaatad, ma ei tea, mingisugust rõõmsat sündmust või vaatad mingisugust halba sündmust sinu jaoks, tähenduslikult halba sündmust, siis sa ju koged seda juba siin ja praegu. Sa tunned seda halba tunnet, sa tunned seda rõõmsat tunnet. Ja sa koged seda, su suunärgad lähevad üles või sul tulevad pisarad, vahet ei ole, millisele sündmusele sa tähelepanu osutad. Sa koged seda enda kehas, sa tunned, sa võib-olla suled silmad, võib-olla ei sule silmi, võib-olla näed lihtsalt pildina silme eest jooksmas seda sündmust ja sa oledki reaalselt seal sündmuses kohal. See on sinu sündmus, see on sinu kogemus, see on sinu reaalsus. Mitte midagi ümberringi, muud ei ole reaalsemat kui see, mis sinu silme ees jookseb, kui see, mis tunne jookseb sinus, mis tekib. Täpselt sama on nende visioonidega, nende unistustega, nende ettekujutlemistega. Aga kui sa selle nagu hetkega maha tambid, see minuga küll ei juhtu, siis seal all on mingi uskumus. Seal all on mingisugune mittepiisavustunne. Mina ei suuda, teised suudavad. Ja see tuleb endal lahti muukida, see tuleb endal vabastada. Et see sündmus, see visioon, see ettekujutlus, see soov, mida sa hetkel kohe, nüüd kohe või mida sa tahad kogeda. Et see ongi sinu jaoks ainu tõde, isegi kui ta ei ole füüsiliselt reaalselt siin käega katsutav, kui teistele ei saa seda sulle ette sööta, et näed, siin mul on see, mida ma soovin, mida ma visualiseerin, mida ma kogen oma teadvuses. Sest see ongi sinu teadvuse vili, kui sa lased veel sellest lahti ka, siis see võib maanduda sinu reaalsusesse. Täiesti vabalt. Ja nii on, et ja kui sa arvad või pane tähele, kus sa tood vabandusi ja põhjendusi, miks see nii ei ole. Ja miks seda veel miks sa ei saa kogeda võib-olla seda oma teadvuses ja miks sa ei tunne juba, et see on sinu reaalsuses, siis need on jällegi need filtrid, need emotsioonid, need laengud, mis hoiavad sind selle arvamuse juures, et see ei saa olla tõde.
see ei ole tõde. Kõik, mida sa koged ja tunned oma füüsilises kehas, oma kujutluspildis, läbi tunnetuse, läbi piltide, filmide vaatamise, see ongi reaalne ja seda sa lood kogu aeg, projitseerid oma reaalsusesse. kõik, mida sa tunned oma sees, see projitseerid oma reaalsusesse, projitseerid oma reaalsusesse, siia 3D füüsilisesse reaalsusesse. Ja siis mina vaatan, et ma ei ole sellega rahul, ma ei ole tollega rahul, mul võiks see olla, mul võiks too olla. Ja nii edasi, nii edasi. Miks minuga ei või niimoodi minna, miks minuga ei või namoodi minna, miks mina pean kannatama, teadmata, et sinu enda sees on kõik see, mida sa koged siin 3D füüsilises reaalsuses. Ja iga kord, kui sa vabastad, puhastad, tekitad tuhja ruumi juurde, hakkab sinu reaalsus muutuma. Ja see päriselt hakkab muutuma. Sul tuleb ainult lihtsalt hakata seda elama ja sa näed ise neid muutuseid. Mina ei pea sulle mitte midagi tõestama. Sa näed ise neid muutuseid. Sa hakkad nägema ise neid muutuseid. Aga minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!